Tere, armsad sõbrad! Mina tulin isegi selle halli ilmaga siia oma lemmikmetsa, sest see on minu stressi maandamise üks kõige olulisemaid kohti. Ja kuigi vihma ka sajab ja on selline hall, siis ikkagi on siin imeilus selline kevadine. Tuul küll puhub, aga nurmenukad uitsevad ja väga-väga hea lõhn on metsalõhn ümberringi. Ma tulin siia tegelikult sellepärast, et teile ka ajada isu peale selleks, et teha endale üks selline mõtestatud ja plaanipärane isiklik stressi maandamise plaan või strateegia. Ma nimelt olen oma veebipoodi üles riputanud ühe sellise põhiliselt õpetajatele ja tugispetsialistidele valmistatud materjali, mille alusel saab siis ennast analüüsida, enda stressitegureid kaardistada ja enda jaoks ka üheks selline plaan paika panna, mis nüüd suve jooksul, suvepuhkuse ajal oleks võimalik nagu harjutada ja teoks teha. Ja oi, kui ilusad maasikaõied on siin ja nurmenukud. Ja see plaan, mida te siis suve jooksul võite nüüd selle abimaterjali põhjal enda jaoks valmis mõelda, siis sellega te saate ka talvel, sügisel, hulludel päevadel ja halbadel aegadel enda jaoks ka siis välja mõelda, kuidas iga päev vastu pidada. Ja ka mitte ainult vihmapäev, vaid ka selline keeruline aeg, kus on kas või distantsõppe või on tegemist keerulise klassiga. Ja sellepärast ma soovitan teile, kui te lähete Tiia Listeri kodulehele, siis seal on veebipood ja seal on nüüd suve alguse hinna soodustus, et te saaksite kõik endale selle abimaterjali alla laadida ja kui mõnel koolil on soov oma või lasteaial oma õpetajatele seda kinkida, siis võtke minuga ühendust. Seal on praktilise psühholoogia esimene vihik, stress ja depressioon ja seal on täiesti nagu antud nõuandeid, kuidas moodi selle teemaga toimetada. Soovin teile ilusat kevadet, suve algust, mõnusat ja mõtestatud suvepuhkust ja kõike head. Olge väga hoitud.